Kui mõelda, mis on eestlaste jaoks püha ning uhkuse sümbol, siis kindlasti on see laulu- ja tantsupidu. Ka tänavu kogunevad tuhanded lauljad, tantsijad ning pillimängijad Tallinnasse, et üheskoos juba 28. korda koos kaasmaalastega pidada pidu, mis sellel aastal kannab nime Ise oma. Aga enne, kui suured voorid hakkavad pealinna suunas liikuma, seda nii välismaalt kui siit, meie armsalt kodukamaralt, on paslik teha tutvust mõningates silmapaistvate rühmadega, mis on ühena paljudest enda pühendumuse ning tubli tööga taganud kohad tantsu- ja laulupeo esinejate hulgas. Pühajärves elab kala Eesti rahva maiuspala kaske. Andres, oled sa kuulnud ütlust, et enne Pariisi minemist tuleks ära käia nuustakul? Või noh, kui me vaatame enda mätta otsas, siis enne tantsu- ja laulupeole minemist tuleks ära käia nuustakul. Tõsi. Tõsi. Aga kas sa oled kuulnud seda, et kui esivanemad panevad kokku ühe pereorkestri, siis järeltulevate põlvedel seal mängimises ka pääsu ei ole? Ja muideks minu sõnu võivad kinnitada ka siin samas Otepääl tegutseva pereorkestri Pillipuu liikmed. 1902. aastal sündinud Võrumaa mees Alfred Raidsalu oli 10-aastane, kui võttis elus esimest korda kätte pilli ja hakkas seda harjutama. Esialgu kannel ning sealt edasi lõõts. Täismeheks sirgudes oli just muusikalembus see, mis köitis Alfredi tulevase abikaasa Linda tähelepanu. Paar sõlmis Linda surmani kestnud laulu ning pillimängu täis liidu 1929. aastal. Kõige huvitavam või mõnusam oli see, kui õhtuti maal ahi pandi küdema. Isa oli hingeline pillimees, võttis lõõtsa kätte. Ema siis laulis või võttis ka kandlikese ja muidugi lapsed istusid põrandal, kõik kuulasid ja kes oskas, laulis kaasa. Nii nad kasvasid, kes kandis juba kaela. Ema, isa muretsesid neile pillid ja niimoodi järgemööda kasvas see orkester. Esialgu 5 Raidsalude last, siis lisandusid juba väimehed, minijad, lapselapsed ja nii edasi. Raidsalude pereorkestri ametlikuks sünniaastaks on kokku lepitud 1957. aasta. Praegu, kui seltskond täiskoosseisus kokku tuleks, oleks liikmeid üle 150. Nii suurelt ollakse aga koos peamiselt vaid Pillipuu juubelitel ehk kord iga 5 aasta tagant. Kõik meie perekonnas on kuidagi ise jõudnud selle muusikani, sest et see eeskuju, mida vanemad ikkagi näitavad oma siis tegevustega, see ju jääb lastele ka, nii et minu perekonnas on alati olnud muusika sellest ajast, kui ma olin täitsa pisike ja minu esinemisdebüüt tegelikult oli iseseisvalt oli siis, kui ma olin 3 ja ma ise nagu hästi tahtsin ja kippusin sinna lavale. Kuidas see pillide jagunemine siis on, et kas siis on see, et kes ees see mees, kes esimesena sünnib, see saab pilli ära valida või nagu saab kompromisse ka siis ikkagi teha? Me oleme targad olnud. Kui laps sünnib, siis me ostame uue pilli. Ma olen juba nii vana, et ma oskan juba jälgida, kellest tuleb pillimees. Mul on praegust 10-kuune lapse-lapselaps. Eile just mängisime ja patsu ja ise lööb kalli. No sealt peab juba tulema, kui muusika mängima hakkab. Kõigil üks ühine huvi, pillimäng, laulmine. Kõik elurõõmsad, tõsised tööle, lustakad vaba aega veetma. Kõiki soob ühine tugev perekonna ja suguvõsa tunne. Pillipuu nimi tuli 1976. aastal, kui Kesktelevisioon tegi meie perest dokumentaalfilmi ja see sai isegi Moskvas kultuurifestivalil 2. preemia. Ja enne olime Raidsalute pereorkester või Raidsalute suguvõsaorkester. Teie repertuaar, ma saan aru, et see on ikkagi hiiglaslik. Ma praegu koostan laulikuid, noodistan ja mul on seal üle 1000 laulu. Muidugi, mis meie põhirepertuaar on rahvalik ja rahvamuusika. Meie visioon on see, et pärandada meie ema-isa traditsiooni edasi lastele, lastelastele. Pillipuu pereorkester on andnud 100 esinemisi, pulmad, kontserdid välismaal
Isegi 1980. aasta Moskva olümpia Tallinna purjeregati avatseremoonial oldi esindatud. Käisime Pühajärve puhkekodus mängimas iga kevade sügise 9 korda, iga nädal tähendab korra, aga peale koroonat enam ei tule rootslased ega soomlased, et nii, et me ei saanud enam niisugust kontserti teha ja nüüd on oma vallaüritustel või maakonnaüritustel ja nüüd nagu pürgime sinna pillipeole. See, et me üldsegi pillipeole läheme täitsa oma perega, see on meie sellise väiksema pundi ajaloos täitsa esimest korda. Ja need proovid olid tõesti see proovide ajastamine ja siis ongi, et pooled inimestest tulevad Tallinnast, see oli nagu jube tüütu, eks ju. Aga samas sellel on ka mingisugune minu arvates eriline võlu juures, et me saamegi, et kõnnimegi siis oma pillidega seal laulukaare juures vaata ja siis lähme ja meil on selline ühine projekt ja see on selline ühine asi, mida me jagame. Me oleme väga kaua koos mänginud, et me võime ka aastas korra või mitme aasta tagant kokku tulla ja me mängime täpselt nagu üks hing. Kuigi Alfred ning Linda olid mõlemad võrumaalased ja tutvusid ühes Võrumaa talus Sulase ning Karjatüdrukuna, siis Otepää kandi saeti juured püsivalt alla 1937. aastal. Ja siin tegutsevad nende järeltulijad tänaseni. Üleüldse Eestis pillimängu ja selle rahva muusika sellega, et kas nad säilivad ja kas see on kõik jätkusuutlik, et kas me 100 aasta pärast ka pillipidu näiteks peame? Nii kaua, kui on olemas selliseid inimesi, kes annavad lastele juba kodust kaasa selle, mida me praegu teeme, selle pärimusmuusika ja selle kombed koos mängimise, nii kaua säilib see, ütleme, see traditsioon jätkub. Bravo, 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 bravo. Tead, nii harjumatut sellist vaatapilti ei ole, et 2 meest lihtsalt tulevad ja seisavad, sest meie suguvõsas on alati olnud nii, et kui tulevad võõrad mehed kohale, siis nad pannakse pilli mängima.